No nii, Martin Autovo kanalis siinpool. Täna viskame pilgu peale Opeli uusimale mudelile ehk Opel Fronterale. Aga enne kui ma asja juurde lähen, siis pean ma südamest tänama United Motorsit, kes mulle selle värske Opeli võtmed usaldas. Olen päris mitu head aastat United Motorsiga koostööd teinud ning nendega on tõesti väga mõnus, lihtne suhelda. Kogu suhtlus on väga sujuv, professionaalne. Seega, kui on huvi Opeli vastu, siis soovitan ma 2 käega United Motorsit. Kuigi tegu on Opeli ühe uusima mudeliga, siis mudeli nime Frontera on Opel ka varasemalt kasutanud. See vist paljudele üllatuseks ei ole. Viimane nii-öelda vana Frontera veeres tootmisliinilt maha üle 20 aasta tagasi. 89. aastal tuli turule esimene generatsioon ja teine generatsioon tegi debüüdi 98. aastal. Ilmselgelt välimuse järgi saab ka aru, et uue ja vana Frontera ühisosa on päris väike ning otseseks järeltulijaks seda uut siin kindlasti nimetada ei saa. Ja seda eelkõige, kuna eelmised Fronterad on nii-öelda päris või siis vanakoolimasterid, ehk siis me räägime raami peale ehitatud kerest, pikki asetsevast mootorist, lülitavast nelikveost ja teiseks on uus ja vana Frontera oma mõõtmetelt liiga erinevad. Uus Frontera on pea 4,4 meetrit pikk, eelmine oli aga üle 4,6 meetri pikkune. Kõrgus on sellel ja vanadel mudelitel päris sarnane, samas clearance on tublisti väiksem. Ning nii esimene kui ka teine Frontera generatsioon oli saadaval nii 3-ukselisena kui ka 5-ukselisena. Nii et pikkuse osas võib öelda, et uus on praktiliselt sama pikk nagu vanad 3-ukselised Fronterad. Seega, kui nüüd väga lihtsustatult öelda, siis ühendab uut ja vana Fronterat vaid nimi ja kandiline disain. Uus Frontera on järeltulijaks hoopis Opel Crosslandile, mis välimuselt vähemalt minu isiklikul arvamusel meenutab rohkem tõstetud pisikest mahtuniversaali kui linnamaasturit ning ma usun, et Frontera nime taassünd ning kandilise välimuse osas maasturlikkuse rõhutamine võib müügi tulemustele isegi päris hästi mõjuda. Veidi platvormi juttu ka. See Frontera on ehitatud Stellantise Smart Car platvormile, ehk siis samale platvormil nagu Citroen C3 Aircross ja Fiat Grande Panda, mis nüüd värskelt müüki on tulnud. Smart Car platvorm tähendab Stellantise ehk siis Opeli ja paljude teiste firmade emafirma keeles, et see platvorm on paindlik ja ta on suuteline mõjutama nii sisepõlemisjõuallikaid kui ka täiselektriliste mudelite akupakke reisjate põranda all. Ning konkurentidest kiiresti rääkides tuleb mul millegipärast esimesena pähe kohe Dacia Duster, millega ma sõitsin siis eelmise aasta lõpus. Jalajalg on Fronteral ja Dusteril suht sama suur ja hinnad on samamoodi väga sarnased. Ning kuna Duster avaldas väga muljet, selle hinna eest sai nagu väga palju autot, mul olid ootused tublisti madalamad, siis see ongi üks põhjustest, miks mul Frontera vastu veel suurem huvi tekkis. Frontera baasmudeli saab kätte veidi vähem kui 23 000 euroga, see on siis 2025 aasta sügise seis ja kallim mudel maksab pea 31 000 eurot ning siin peab mainima, et see kallim mudel on täiselektriline. Seega miks mitte, piilume korra kapoti alla ja räägime mootoritest. Päris lihtne avada, siin keskel on see lõkats. Ning esimene asi, mis kohe silma hakkab, sellel ei ole neid gaasiamorte, mida siis kutsutakse gaasiamortideks. Ehk siis peab seda pulka kasutama, et kapott üleval püsiks. Dusteril need gaasivedurid täitsa eksisteerisid. Tal oli koguni 2 tükki. Aga see on selline väike asi, et ma arvan, et seda siin ei saa kindlasti dealbreakeriks kutsuda. Eesti turul on saadaval 2 erineva võimsusega kerghübriidi või siis mild hybridit, oleneb kuidas keegi soovib öelda. Ning mõlemal juhul on mootoriplokk 1,2 liitrine rida 3 ning loomulikult on abiks ka turbo. Kõik uued Fronterad on esivöölised ning ka soodsamal versioonil manuaalkasti valikus ei ole. Seega sisepõlemismootoritega Fronteradel on käigukastiks 6-käiguline topeltsiduriga automaatkast. Lahjem 1,2 liitrine rida 3 arendab 81 kilovatti ehk siis 110 hobujõudu ning võimsam versioon ehk siis seesama siin arendab 107 kilovatti ehk 146 hobujõudu. Ja lihtsalt infoks, et teistel turgudel on samast mootorist saadaval veel 2 mootorit, 74 kilovatine ja ka 100 kilovatine versioon. Tähtis on ka ära märkida, et kuigi tehniliselt on tegu kerghübriidiga,
ehk siis sõiduki elektrisüsteem on 48 voldine ja Opel ise kutsub seda mudelit ikkagi hübriidiks, siis selleks on ka põhjus, sest et kerghübriidi kohta on siis veidi kangem kerghübriid. Mõni ajakirjanik kutsub seda süsteemi ka mild hybrid plussiks, ehk siis kui tavaline kerghübriid elektri jõul üksinda autot liigutada ei suuda, siis Opeli või õigem oleks öelda siis Stellantise süsteem suudab autot ka puhtalt elektri jõul liigutada ning Opel ise lubab, et selle Fronteraga saab linnas sõita koguni 50% ainult elektri jõul. Praktikas see päris nii ei ole, kuigi jah, päris tihti ta lülitab sisepõlemismootori välja ja sellest saab niimoodi aru, et kui spidomeetril on siis kiirus tavaliselt valge, siis elektrirežiimis muutub see siniseks ja üpris tihti on see kiiruse näit sinist värvi. Kiirelt käime üle ka täiselektrilised versioonid, neid on 2 tükki, standard range ja long range versioon. Mõlemal on mootor sama ning võimsuseks on märgitud 83 kW ehk 113 hobujõudu. Aku mahuks on vastavalt 44 kWh siis standard range'ile ja 54 kWh long range'ile. Ja sõiduulatuseks on EV database andmetel 200 kuni 275 kilomeetrit standard range mudelile ning suure akuga mudeli puhul on siis märgitud sõiduulatuseks 245 kuni 330 kilomeetrit. Nii, VIN-kood on nagu ikka päris levinud asukohal, siin tuulega siis Hervas. Kui nüüd veidi kõrgemal asetsev Opel Mokka on toodetud Prantsusmaal ning 2 aastat kõrgemal, kui ma nüüd ei eksi, asetsev Opel Grandland on toodetud Saksamaal, siis nagu sõsarmudel Citroen C3 Aircross on ka uus Opel Frontera toodetud Slovakkias. Küllap ka see lüke aitab veidi hinda allpool hoida. Teemavälise märkusena näiteks ka uus Land Rover Defender on toodetud Slovakkias. Ja enne kui päriselt hakkame autot vaatama, tahaks väga käia üle ka varustusastmed. See siin on siis võimsam sisepõlemismootoriga versioon, mis arendab 107 kW ning varustusastmeks Frontera puhul ongi saadaval ainult 2 varustusastet, Edition ehk baas ning GS ehk siis see siin. GS varustusastme puhul maksad siis suurusjärgus 2500 eurot rohkem. Mõned asjad on saadaval lisavarustusena või paketina, just nagu ikka. Näiteks see värv siin näeb välja nagu selline baasvarustuse värv, aga ei, tegelikult ei ole. Tegu on lisavarustuse värviga. Baasvärviks on hoopis selline midagi kirkamat, just nagu Grandlandi puhul, siis ka Frontera puhul on Opel valinud siis sellise tee, et anname inimestele tasuta kirkaid värve. Kokku on meil valikus 6 värvi. Seesama baasvärv on siis nimega Canyon Orange K-tähega ning lisavarustuse värvide eest peab maksma 508 eurot, ehk siis see hõbedane toon maksab 508 eurot. Nii, teeme siis väikse ringi peale autole. Standardis ehk Editionil on 16-tonised teraseljad, kui ma ei eksi, ning GS-i puhul saad siis need samad 2-toonilised 17-tonised väljad. Ning loomulikult on võimalus ka Editionile ehk siis standardmudelile neid samu välgi saada. Ning standardmudeli puhul peaks kindlasti ära mainima, et tal on valikus ka Style Pack, mis tähendab siis, et tal tulevad valget värvi terasväljad ja ka valge katus. Ehk siis GS-i puhul me räägime mustast katusest ning samamoodi on ka peeglikorpused musta värvi. Need on siis ka GS-i puhul elektriliselt klapitavad ja soojendusega. Samuti ka ukselingid on musta värvi. Tasuta valikuna on saadaval ka kerevärvi katus GS-ile. Katusest rääkides jääb veel silma see kergelt vanakooli hõnguga antenn. Esituled on igal juhul täis LED-id, ehk siis nii lähituled kui ka kaugtuled on LED-tehnoloogiaga lahendatud. Udutuled minu meelest nagu hakkavad vaikselt ära kaduma, aga sellel GS Fronteral on need olemas. Need kuuluvad siis omakorda talvepaketti. Nii, need eeslased parkimisandurid on GS-i puhul standardis, Editioni puhul sisalduvad nad tehnoloogiapaketis. See tehnoloogiapakett maksab umbes 1000 eurot, sellest me räägime varsti ka lähemalt. Ning sellel GS-mudelil on lisaks juurde pandud ka nii-öelda talvepakett, seda niimoodi ei kutsu, aga see talvepakett sisaldab ka siis soojendusega esiklaasi. Ehk siis soojendatud ei ole ainult mitte see kojameeste osa, vaid kogu esiklaas on neid pisikesi soojendustriipe täis. Et see on äge asi, et see on olemas. Tõesti töötab väga hästi. GS-il on ka toonglaasid standardis. Tagurduskaamera kuulub ikka standardvarustusse. Ning lisaks tagurduskaamerale on olemas ka parkimisandurid, 6 tükki. Ja see on standardvarustus. Kordan üle, Editionil ehk baasil on ainult tagumised parkimisandurid, GS-il on nii eesmised kui ka tagumised parkimisandurid. Väike nunnu summuti. Udutuli on üksik keskel, mis on päris hea lahendus. Tagatuled on GS-i puhul LED-id. Hinnakirjast ma ei saanud aru, kas baasil on LED-id või mitte. Seda ma peaks nüüd järgi kontrollima.
järgnevalt vaataks selle siis pagasiruumi, aga enne kui me saame selle pagasiruumi avada, räägime natuke ka auto võtmest. Kuna tegu on sellise soodsama hinnaklassiga, siis Opel kasutab siin sellist klassikalist võtit. Ehk siis mingisugust nupust käivitamist, võtmeteta sisenemist siin ei ole, isegi ka kõrgema varustusastmetega mudelitel. Et see on siis ka siuke hea koht, kus kulusid kokku hoida. Rääkides konkurentidest, siis Dusteri puhul on olemas ka võtmeta sisenemine ja käivitamine. Ma nüüd ei tea, kas baasil just nii saab, aga see mudel, millega mina sõitsin, sellel oli küll võtmeta sisenemine ja käivitamine on täiesti olemas. Et tegelikult on natuke äge keerata seda võtit, et selline vanakooli tunne tekib. Kui uksed avad, siis hakkavad ka tuled põlema, nii ees kui ka taga. Järgnevalt vaataks selle siis pagasiruumi ning hinnaklassile kohaselt peab seda ise tõstma. See nupuke on siin tähe all. Ja kui natuke tõsta, siis ta lõpuni tõuseb täitsa ise. Mis on nagu ülihuvitav on see, et kuigi tegu on nagu pigem väikese autoga, tegelikult on päris väike auto. GS mudelile on 800 euro eest saadaval ka 3. istmerida. Ehk siis, kui sa väga tahad, siis siia väikesesse Fronterasse saab istuma panna 7 inimest. Ning vaatamata kompaktsetele mõõtudele on see pagasiruum üpris avar, et ei näe väga selline ahtake välja. Liitrite numbri ma panen ekraanile, et on selline üpris praktiline. Opel kasutab ka sellist järjest trendikamaks muutuvat lahendust, ehk siis pagasiruumi põhi on topeltpõhjaga. Et selle saab täitsa välja tõsta, kui vaja. Ja siis saab selle võrra rohkem ruumi juurde. Ning tagasipanek on ka üpris lihtne. Siis on meil siin veel üksik tuluke, mis on suhteliselt võimekas. 2 ostukoti hoidjat, üks on siin, teine on siin. Ning siin on veel siis mingisugused sügavused, kuhu oma manti pista. Ning nagu ikka on tagumine istmerida ka alla klapitav Frontera puhul siis 60-40 jaotuses. Ning kui sa tahad nüüd alla klappida, siis pead selle tegema seest. Tõmbad seda väikest nöörikest. Ja kui on istmed alla klapitud, siis mahutab see pagasiruum nii palju. Ja kui sa saad sulgeda seda, siis soovituslik on pigem tugevalt tõmmata, sest et kui sa tõmbad rahulikult, sa pead seda lükkama. Nii, okei, järgmiseks vaatame üle tagaistme. Ukse ajal on täitsa normaalne. See tagumine uks avaneb päris laialt. Mitte päris 90 kraadi, aga ma arvan, et see kindlasti lihtsustab siis beebi või lapseistme installeerimist. Ning kohe paistab silma, et võrreldes esiistujatega on siis taga natuke soodsamad materjalid. Me räägime sellest soodsast plastikust siin. Aga samas on olemas selline äge tekstiil. Dusteri puhul oli seda soodsat plastikut nagu kõvasti rohkem. Kuigi jah, tal oli nagu kasutatud sellised huvitavaid vorme selle puhul, et nad olid sellise ägeda kujuga ja tekstuuriga need plastikosad, aga sellist tekstiili ma nagu vähemalt ukse peal küll ei mäleta. Samamoodi on ka see ukselink siin kerge sellise alumiiniumi värvi kattega, ehk siis üritavad ikkagi jätta sellist head muljet. Üldmulje on täitsa okei selle hinnaklassi kohta, piinlikkust ei pea tundma. Juhi iste on siis natuke tagapool, roolis kaugemal kui tavaliselt, sest et kui ma siin seda sõiduosa filmin, et siis ma panen kaamera pähe ja siis on natukene ilusam pilt, kui iste natuke tagapool kui tavaliselt. Aga ma mahun siia ilusasti ära. Ma olen 186 cm pikk ning on äge, et siin on need väljalõiked, et põlved mahuvad siia ära. Ma ei ole Kaspar Sepp, ma ei oska nii hästi neid istmeid kommenteerida, eks ma pean õppima veel, aga mõnus selline parajalt pehme iste on. Iste on kvaliteedi näitaja, meil on mõlemas istmes tasku. Neid sangasid või ma ei tea, kuidas kutsud, grab handle, ma ei tea, kuidas eesti keeles on. Neid on 3. Või sorry, isegi 2 on siin neid. Okei. Tavaliselt on neid 3 või 4. Kallimates autodes üldiselt on neid rohkem. Mingis elektri BMW-s polnud ühtegi. Või oli mingi sõiduk, milles polnud ühtegi, ma olin päris üllatunud. Ning mis peab kindlasti ära mainima on see, et taga on päris palju pearuumi. Ma arvan, et see ongi siis just tänu sellele kandilisele disainile, et meil ei ole mingit langevat kattusjoont. Ehk siis siia mahuvad ka päris pikad inimesed istuma. Isofix kinnitused on olemas luku taga.
mu arust see on selline päris viisakas lahendus. Mõni saksa autoajakirjanik natuke kripsutab nina selle peale. Aga mis on puudu, on käetugi. Aga jälle selle hinnaga siis saab selle andeks antud. Dusteril on samamoodi käetugi puudu. Siin on olemas siis USB-C pistikud oma nutividinate laadimiseks. Ja kui ma õigesti mäletan, siis need on saadaval ainult siis GS-ile. Ning siin on siis ka see klassikaline 12-voldine sigaretisüütaja stiilis pistik. Ning mis on äge, selline jälle trendi teema, et siin on kokku siis esiistmetes 3 taskut, et see suur alumine ja siis need pisikesed. Et vist jälle saad oma nutikraami siin hoida mõlemas istmes. Ja mis veel jäi silma, meil on siin nagu päris nupud siis tagumise valgustuse kontrollimiseks. Tänapäeval hästi tihti on pandud mingisugune puutetundlik jubin või et sa võtad siia tule peale, aga ma arust on nagu äge vahelduseks näha, et sul on päris nupud. Ja sul on nagu palju võimalusi. See on kõva pluss. Et paljudel autodel ongi siin ainult üks tuluka ja kogu lugu. Siin ta valgustab õhtulti päris hästi selle tagumise ruumi ära. Väga hea. Ma arvan, et lähme ette. Räägime materjalidest kõigepealt. Märgatavalt on näha, kuidas on Opel ikkagi panustanud materjalide valikusse. Selle hinnaga siis, mis on nagu Dusteri ja selle Frontera suurim vahe ongi see, et Dusteris on ikka tunduvalt soodsamad materjalid kasutuses. Kuigi nad kasutavad nagu ägedaid vorme, siis näiteks sellist alumiiniumvälimusega katet Dusteris küll ei näe. Ehk siis siin sa tunned ikkagi, et sa oled nagu kallimas autos. Et see on nagu minu meelest suur eelis Dusteri ees. Siin on meil see mõnus tekstiil, nagu taga oli, suht pehme. Siin on veits soodsam, pole hullu, täitsa okei. Väikene panivaik. Ja see on ka äge, et siin ei ole seda kõrge läikiga plastikut, ehk siis siin ei teki mingid sõrmejälgede kultuurikihti. Ma arvan, et paneme mootori käima. Vana kooli hõng. Täitsa okeid animatsioonid. Alustame siis näiteks näidikaplokist. See täisdigitaalne, see vist oli 10,1 tolli. See on standardvarustuses nii Editionil kui ka GS-il siis. Kuigi jah, meil on siin täisdigitaalne ekraan, siis väga palju sellist konfigureerimisruumi ei ole. Ja kui sa tahad siin näha erinevaid andmeid, siis on kojameheste kangil selline nupuke siin otsas. Saad seda vajutada ja siis siin see info muutub. Siis selline pardakompuuteri info. Ja see on väga asjalik display, et siin ta näitabki siis sisepõlemismootori ja aku nagu suhet. Kuidas sul energiavoog on, et kui sa võtad jala gaasilt näiteks sõites, siis ta laeb sul akusid. Vajutad see nuppu, siis tulevad ette juhiabi menüüd. Ehk siis siit saad valida oma automaatseid kaugtulesid, mis peaksid olema mõlemal standardis, nii Editionil kui ka GS-il. Ainult GS-il saadaval on ka siis pimeala hoiatuseks siis pimenurga sensor. See on siis see pisikene 3-nurgaka seal peeglinurgas. Jälle võrdleme Dusteriga. Dusteri puhul baasmudelil ei tule üldsegi mingit ekraani. Tal on see pisikene DFD ekraan keskel, aga täisdigitaalne on siis kallimatel mudelitel ning see on ka selline väike kitsas ekraan ja 10,1 tolli. Infotainment ekraan või siis keskekraan, kuidas keegi soovib öelda. Seda nüüd Editionil ei ole. Editionil on see saadaval paketina. Samas Editionil nagu äge lahendus. Neil pole üldse siin mingit raadiot ega midagi. Nendel on siin lihtsalt telefoni hoidja. Ehk siis idee on selles, et paned oma telefoni siia, tõmbad Opeli äpi ja ühendad ära ning siis sa saad kontrollida oma telefoni ja meediat, mis sealt tuleb roolinuppude abil. Et see on mõnus päris selline nutine lahendus. Ning GS-il on olemas ka navigatsioon. Mõnust on nagu äge, kui autol on olemas nii-öelda enda süsteemipoolne navigatsioon, et sa ei ole ainult sõltuv siis Apple CarPlayst ja Android autost. Standardis Editionil on 2 kõlarit ainult. GS-il on 6. Ja loomulikult on olemas Android Auto ja Apple CarPlay. Kui tahta, siis saab ka baasile selle ekraani teema. See on siis eraldi Editioni tehnoloogiapaketi nime all. Ja see on päris kallis, see on 1000 eurot, aga ta sisaldab siis õhtmavaat laadjat, mis on GS-il standardis. Samamoodi baasil ei ole ka laeka teemat. Siis siin on selline mõnus laegas, mis on GS-il standardis. Topsihoidjad on päris ägedalt lahendatud. Siin on sellised kummirihmad. Ehk siis ma arvan, nagu stiililiselt päris hea lahendus. Et näeb äge välja ja
ja on ka selline, mis ma kujutan ette, et peab vähem plasti valama. Jah, ja see käib üle. Seda ma teadnudki. Päris tõus. 2 USB pistikut ees, baasil on vist ainult 1. Nagu ennem sai mainitud, siis kõik Fronterad tulevad ainult automaatkastiga. Ning nagu teistelt Opeliteltki tuttav on meil kasutusel just seda tüüpi käiguvalit. Suht mõnus kasutada. Mõnikord pead nagu konkreetselt vajutama, et panna tagurpidi käiku sisse või üldiselt harjub ära ja üldiselt päris hea. Ja siis siin on veel selline L-režiim. Võib-olla siis tähendab load. Siis kui see peal on, siis on rekupulatiivne pidurdamine, ehk siis mootoriga pidurdamine, elektrimootoriga ma eeldan siis pidurdamine tugevam. Et isegi tavaliselt drive'i peal ta on päris tuntava mootori pidurdamisega, mis on nagu mõnus ja mis on nagu efektiivne. Aga selle L-režiimi peal on see nagu veel rohkem esile toodud. Ma arvan, et see näitab käiku, mitte siis seda astet. Tuled suurelt kiiruselt kurvi, näed, et kurv on ees, vajutad selle L-i peale, lased jala gaasilt ära ja siis hoiad niimoodi kütust kokku. Lülitad tagurpidi käigu sisse, tuleb kohe esile ka tagurluskaamera koos siis parkimisanduri infoga. Et selle hinnaklassi kohta täitsa okei, täitsa normaalne resolutsioon. Ei ole kõige kõrgem, aga just piisav. Ja ka pimedast toimib täitsa okeilt. Seda ma panen tähele, et tal need guideline'id või need jooned ei liigu rooliga koos. Võib-olla koha peal liigu või? Ei liigugi, Ning käsipidur, nagu paljudel teistel tänapäeva autodel, on siis elektriline. Ja ta mõnikord nagu enamasti ta jääb ise peale automaatselt, aga mõnikord nagu ei taha aktiveeruda, et kui sa nagu liiga kiiresti vist avad ukse seisma, et siis ta nagu millegi pärast ei aktiveeru. Aga muidu ta on täitsa hästi toimiv. Äge on see, et kasutatakse hästi palju füüsilisi nuppe. Ehk teadupärast on ju hull trend, et kõik asjad lähevad ekraani peale või siis kõik asjad on puhtetundliku tabloo peal. Siis siin on tore näha, et kliimanupud on ilusasti olemas. Ning kuna sellel GS-il on siis olemas ka talvepakett, siis meil on olemas ka istmesoojendus, 3-astmeline roolisoojendus ning, nagu ma enne mainisin, ka esiklaasi soojendus. Kliima suhtes veel nii palju. Editionil ehk baasil on manuaalne kliimajuhtimine, sellel on automaatne ja 1 tsooniga. Dusteril on suht samamoodi, tal on ka 1 tsooniga. Roolimaterjal on nagu mega mõnus, see on selline nahalaadne, ma ei usu, et see päris nahk on, aga selline mõnusa tundega justkui nagu nahast rool. Ägedad õmlused samuti ja mõnusa kujuga. Ning see roolinuppude paigutus on ka täitsa asjalik ja loogiline. Eks natuke peab ikka harjuma, aga kui sellega ära harjub, siis ta on täitsa mõistlik. Siit sa kontrollid oma püsikiirushoidjat ja siit siis oma helisid ja raadioid ja jutte. Rooliga jätkates on rool ka reguleeritav. Saab siis reguleerida seda nurka ja siis seda kaugust. Hinnaklassile vaatamata, meil on siin olemas 4 elektriakent, me vist ei saa minna tagasi aega, kus meil on tagavändaga aknad. Ja kõik peaksid olema just 1 puutemad. See on igatahes. Nii, et kas tagumine on ka? Tagumine on ka. Aga üles ei tule 1 puutega. Eesmine ülesse ei tule 1 puutega. Millegipärast on huvitav, et kas LED-tuledega autodel saad siis seda kõrgust reguleerida. Ma olen päris paljudel mingitel Hyundaidel, Kiadel näinud. Ma tean Xenonidel nagu ei ole seda, aga selle kohta võib keegi kommentaariumis kirjutada, mis ta arvab sellest. Nii, mis see nupp teeb? Nagu me teadupärast teame, on siis Euroopa Liidu selline seadus. Kõikidel, ma ei tea, kas see oli 22 aastast või 23 aastast, peab olema autodel piirangute lugeja, see on siis kaamera siin üleval. Ning kui sa ületad kiirust kas või 1 kilomeetri tunnis, siis auto hakkab piiksuma. Et see võib nagu aja jooksul päris nagu tüütuks muutuda. Ja tihti peale sa peab minema kuskile menüüsse, et see peatuur siis välja lülitada. Aga Opeli puhul ja ühe Mazda puhul ma nägin ka, et CX-80 vist oli. Et tal on olemas selline nupukene siin. Võtad seal nuppu ja siis siin hakkab see vilkuma tuluke, et see süsteem on välja lülitatud. Samas pluss on see, et ta ikkagi loeb neid märke, aga ta ei piiksu. Ehk siis mõndade autode puhul on niimoodi, et kui sa lülitad välja, ta ei kuva sulle seda kiiruspiirangu infot nagu üldse. Mis veel huvitav on selline riiul siin, lisaks kindalakale,
valgussensor ja automaatsed kojamehed on standardis kõigil, kuid see ise tumeneva tahavaatepeegel on ainult GS-mudelil. Pearuumi on päris palju. Ehk see on päris suur pluss. Ja need istmed on päris head. Selle hinnaklassi kohta nagu mingid pukid ei ole. Täitsa mugavad istmed, ei ole midagi ette heita. Ning standardis saad muuta nii juhil kui ka kõrvalistujal siis istme kõrgust. Frontera puhul on see olemas nii juhil kui ka kundel. Mille üle veel Opel uhke on see selline pilu siin. Ja Opel ütleb, et kui selline lahendus on kasutusel, siis see madaldab survet sabakondile. Backbone vist on sabakond, kui ma ei eksi. Ja Isofix kinnitusi ees ei ole. See on pigem harva esinev nähtus. Mis veel kargab silma on see kruvike siin, aga ma arvan, et pole hullu. See paistab ainult siis silma, kui uks on lahti. Okei, aga lähme teeme siis äksi ringi. Näed, siin on sinine. See tähendab, et ta sõidab hetkel elektrijool. Ja sisepõllumismootor on välja lülitatud. Ja enne kui ma teen mingid kokkuvõtted, siis ma olen siin varem ette filminud kurvilise tee osa ja ka pimedas sõitmise osa. Ning näevad, see ongi see kiiruse piirangu hoiatus. Lülitame selle välja. Ning samuti on filmitud ette ka kiirtee osa. Või jutumärkides kiirtee osa. Ilmselgelt see auto ei ole mõeldud kihutamiseks kurvilistel teedel. Aga kui sa tahad seda teha, siis see on täiesti võimalik. Ta nagu ei julgusta sind vajutama seda, sest et ma arvan, et eelkõige on põhjuseks see pisike 1,2 liitrine rida 3, mis kapoti all on. Sa umbes nagu tunned, et kui ma nagu vajutan seda, siis ma teeksin talle nagu liiga. Kuigi ta teeb täitsa head häält, täitsa mõnusat mehaanilist häält. Ta ei kosta liiga palju salongi. Seega asi nii hull ei ole, aga lihtsalt ma tunnen, et see on kuidagi vale sellega hullult nagu vajutada. Aga ta liigub küll väga hästi, et see kerghübriidi elektrimootori osa on siis käigukasti sees. Ning kui sa näiteks võtad jala gaasilt, siis sa tunned, kuidas nagu selline elektriline vilin nagu tõuseb, nagu kui ta käike alla vahetab. Rool on siis nagu tänapäeval kombeks täis elektrilise võimendusega. Samas nagu roolitunnetus on tal täitsa olemas. Ja samas natuke raske on öelda, mida esirattad täpselt teevad. See tagasiside ei ole nii hea. Et rool on mõnusalt kerge. Mulle endale meeldivad kerged roolid ning kerekalded on ka üllataval kombel kontrolli all. Tal on taga peaks olema mingi lihtsamat tüüpi vedrustus. Ees on siis, ma ei mäleta, kas McPhersoni sõltumatu vist. Ma pean selle üle vaatama. Aga üldiselt suht lõbus on, aga sa pead natuke vist julgem olema või. Et niisama nagu ta ei kutsu sind, et lähme kuskile külavahe teedele nagu paarutama. Sellist asja nagu selle autoga kindlasti ei ole. Kuigi jah, ta on nagu 1,2 liitrine väike pisike nunnu rida 3-kene, siis seda elektrimootorit sa tunned päris hästi, et ta nagu täidab sellised mootori tühjad kohad siis nii-öelda ära, et seal, kus tal nii palju väänet ei ole, siis tuleb elektrimootori üldlasti appi. Täitsa okei. Mitte midagi erilist ja samas mitte midagi halba ka ei ole. Aga maanteel sõites, nagu tuulemüra nagu on, samas see ei ole nagu väga häiriv, et see nagu eksisteerib see müra, aga saab täitsa okeilt pikki otsi sõita. Eriti selle hinnaklassi kohta, et ootas nagu hullemat, suuremat tuulemüra. Aga just see tuulemüra sagedus on just okei, et ta nagu ei pane sul peale valutama. Aga jah, mis mul kõige rohkem ikkagi meeldib, ongi siis see, kuidas on käigukast ja mootor
ja siis see elektriline komponent, mis on siis käigukasti sees. Et kuidas nende koostöö on siis kalibreeritud. Et mega hästi toimivad omavahel. Mitte ühtegi jonksatust, mitte midagi sellist ei ole. Kõik on väga sujuv. Üks suur miinus, mis sellel on, samamoodi Dusteril on see sama miinus. Ja miks mina isiklikult seda autot ei osta, mis teha. Nimelt mitte kuidagi ei ole võimalik sellele saada adaptiivselt ehk siis pikivahet hoidvat püsikiirushoidjat. Mis teha? Dusteril sama tema, samas Dusteril tuli välja suurem vend või õde, ma ei tea, kuidas keegi tahab kutsuda, Bigster ja Bigsteril on kõik asjad, mis on Dusteril puudu olemas. Ma pole vaatan, kas Citroen C3 Aircrossil, kas tal on huvitav adaptiivne püsikas. Ma kahtlen, et tal ei ole. No nii, kott pime. Vaatame, kas automaatsed kaugtuled. Oi, ja toimivadki. Nice. Nii, väike öösõidu jutt siis. Täis LED tuled on siis standardvarustuses. Ning GS-il on ka udutuled olemas. Udutuled töötavad täitsa normilt. Täitsa nagu on neist kasu. Udutuled väljas. Udutuled sees. Nagu ikka. Rohkem T-servad ettepoole valgustatud. Tulede automaatika võiks nagu natukene aktiivsem olla. Tuled ise on päris head, ei heida küll midagi ette. Aga jah, see automaatika võiks natuke parem olla. See lang on mõnus, siin ei ole mingisugust meeleolu valgust, aga muidu on selline ikkagi kallim autotunne, kui oli Dusteris või siis Bigsteris. Üks asi, mis mind häirib natukene, ma arvan, et sellega harjub ära, on see kunde turvapad ja tuluka siin. Et see on natuke liiga ere. Ma arvan, et nagu pimedas nagu võiks natukene mahedam olla. Kui nüüd võtta kokku, mis meeldis, mis ei meeldinud. Salongi kvaliteet. Vaadates seda salongi hind võiks olla kindlasti paar tuhat eurot nagu kallim. Väga hästi on hoitud kokku kohtadest, mis tegelikult väga suurt rolli ei mängi. Lõpust ei saa autot käivitada. Tegelikult pole hullu, no. See on natuke selline nostalgiline ja nunnu. Kuigi jah, väga paljudel konkurentidel sa saad ilma võtmeta sisse minna. Ehk siis ütleme nii, et see võtmevärk on nagu ainuke asi, mis teatab kergelt nagu odava mulje. Et muus osas on kõik väga hästi. Ja kindlasti see mingi dealbreaker nagu ei ole. Piisavalt mugav auto, piisavalt hea dünaamikaga, piisavalt vaikne. Selles hinnaklassis nagu nurisemist nagu praktiliselt ei olegi. See on selline soodsam hinnaklass. Seega paljud kompromissid on justkui lubatud. Ja tervikuna selle hinna eest see on ikka väga hea auto. Ma täpselt seda hinda peast ei mäleta, ma panen selle siia. Põhimõtteliselt on tegu siis tippmudeliga. Võib-olla mõni üksik asi on puhul, aga tal on ikka enamus asjad on olemas. Mis nagu ei meeldi, võiks ju olla ACC olemas, adaptiivne püsikas. Et natuke on kahju sellest. Ja samas ma mingis mõttes saan aru, et tootja siis ka võib-olla siis suunabki ikkagi kallima mudeli järgi. Ja lõpuküsimus ongi, ma siin räägin Dusterist kogu aeg, see või Duster? See on ikka nii raske küsimus. Sõidu mugavuse suhtes ma võtaksin selle. Aga samas, kui see parklas seisab, siis Dusterit oleks nagu mõnusam vaadata. Ja Duster nagu praktilisem ka. Aga kui nüüd puhtalt jah, linna autoks, see oleks nagu väga hea valik. Siis mina võtaksin ennem selle Opeli. Kui sul on vaja ikkagi kruusateid läbida mõnikord või siis see välimus on sulle nii tähtis, siis tasuks vaadata ikkagi Dusteri poole. Ma tänan neid, kes on suutnud selle video lõpuni vaadata. See oli minu esimene eestikeelne täispikk ülevaade ja konstruktiivne kriitika, igasugused parandused on igati teretulnud. Ja kindlasti võite mainida ära, kumma teie valiksite, kas Dusteri või uue Frontera või üldsegi midagi kolmandat. Tänu vaatamast ja järgmise korrani!